Nii, eelmisel korral me alustasime Taanieli raamatuga, me rääkisime Taanieli raamatu sissejuhatusest, rääkisime sellest, millest räägib Taanieli raamat ja see Taanieli raamat algas siis peale sellega, et kuningas Nebukadnetsar teine tuli ja viis Iisraeli rahva ära, tuli vallutas Jeruusalemma ja viis põhimõtteliselt terve Juuda suguharu ära Paabelisse vangi. Ja Taanieli raamat, nagu ma juba siin eelmine kord ka rääkisin, see on üks väga põnev raamat, sest et see räägib meile asjadest ja täna me hakkame selle sisse minema. Esimene peatükk oli selline väga ilus ja hea sissejuhatus sellele kõigele, aga täna me siis nagu lähme selle asja kallale ja täna on juba esimene nii-öelda selline piiblitund, kus me siis uurime neid asju ja vaatame neid asju, kuidas Jumal võimsalt üleloomulikult toimis, kuigi juba see toimus ka esimeses peatükis, aga nüüd ma alustan peale võib-olla nagu selliste mõtetega, et kui me üldse, võib-olla vaatame täna mõned asjad üldse Paabelist, me ka eelmine kord rääkisime juba Paabelist. Paabel on selline koht, oli selline koht, ma just vaatasin täna ühte sellist kaarti ja ma vaatasin, mis seal täna on. Täna on seal täiesti, seal ei ole mitte midagi, seal on kõrb. Aga Paabel on hämmastav on see, et see on üks koht, kus algselt asus inimkonna häll. Tegelikult see on seesamane koht, seesamane piirkond, kus tegelikult Jumal lõi inimese, kus ta istutas Eedini aia ja kus ta pani inimese sinna Eedini aeda siis nagu kasvama. Kasvama ei ole õige sõna, aga Jumal pani inimese sinna. Ja nüüd see, mul tuli selline huvitav mõte seoses sellega, et see põhjus, miks Jumal lubas kuningas Nebukadnetsarile ja ütleme Paabeli siis rahvale tulla, sõjaväele tulla ja vallutada ära Iisrael, oli see, et nad olid eksinud Jumala vastu. Nad olid läinud kõrvale sellest, mida Jumal oli neile öelnud. Ja võib-olla, kui sa saad selle esimese kaardi panna, oled sa juba seal. Siis me näeme seda, et seda põhimõtet, et Jumal, kui me eksime, siis ta väga sageli viib meid tagasi selle alguse punkti juurde. Ja väga huvitav mõte, see tuli mul täitsa nagu, et mõtle selle peale, kui inimkond algas kahest inimesest, Aadamast ja Eevast, selles samas piirkonnas, seal samas Paabelis, selle samade jõgede vahel seal, kus see Paabel oli, eks ole, ja nii. Ja nüüd mõtle selle peale, see samane koht, Jumal tõi selle rahva, kes oli eksinud, kes oli läinud kõrvale, ta tõi nad tagasi sinna. Ta ütles, vaat nüüd, lähete tagasi sinna jälle. Ja nad viidi vangi sinna, nad pidid jälle, me võiksime öelda nii, nad pidid jälle alustama nullist. Ja kas see pole huvitav mõte tegelikult ka, mida Jumal vahest laseb meie elus teha, on see, et ta laseb meid tulla jälle sellesse nullpunkti meie elus. See on vapustav mõte, millega nagu täna seda piiblitundi alustada, eks ole, et kui me vahest näeme seda, kuidas Jumal toob meid tagasi jälle mingisuguse alguse juurde, nüüd siin on see kaart, kui sa vaatad seda, eks ole, nüüd siin on need jõed, on ju, ja see samane piirkond, see sama paikkond on inimkonna häll. Ja seal samas ruudu sees oli tegelikult Paabeli kuningriik. Nüüd, kui sa saad järgmise kaardi panna, siis me näeme juba siin Paabeli kuningriigi nagu piire. Nüüd, peale veeuputust elasid inimesed nii... Peale veeuputust, pane numbri järjekorras lihtsalt. Ja, et peale veeuputust elasid inimesed selles piirkonnas ja veeuputuse aegne maailm, nüüd kui me päris algust hakkame uurima, siis see ei olnud arenenud väga kaugel eriti, et kui Piibel ütleb, et Jumal hävitas veeuputuses terve maailma, siis tegelikult see ei olnud mitte terve maailm selles mõttes, et Austraalia, Ameerika, Suur-Venemaa, Siberini välja ja Euroopa, Prantsusmaa, Inglismaa, Norra, eks ole, seal Lapimaa. Et tegelikult inimkond ei olnud väga palju sellest piirkonnast, kus Paabel oli, üldsegi kaugemale nagu arenenudki. Neid ei olnud üldse palju inimesi tegelikult sel ajal, kui sa nii mõtled. Ja see, kui see veeuputus tuli, eks ole, see on väga spekuleeritav küsimus, et kas ta kattis tervet maakerad selles mõttes, või oli ta lihtsalt, veeuputuse eesmärk ei olnud mitte maakera katta, vaid see eesmärk oli hävitada ära inimsugu peale selle 8, eks ole. Ja nüüd, kui inimesed hakkasid seal elama, tulid laevast välja, eks ole, elu hakkas jälle arenema, inimesed hakkasid kasvama või paljunema. Ja 1. Moose 11.9 me loeme seda,
kuidas inimesed hakkasid tulema seal samas Paabelis, jälle seal samas piirkonnas, hakkasid tulema, nagu, siin on nüüd veel parem nagu pilt sellest, Babyloonia, ja kui sa vaatad seal all, paistab ka, anna mulle seda pulti. Seal paistab ka selline punkt, nagu on Uur. Te teate, et Kalde Uur oli see koht, kus elas Abraham, vot selles piirkonnas siin. Ja kõik need inimkonna nii-öelda algused on saanud sealt alguse. Ja Abraham oli ka tegelikult Jumala jaoks üks algus. Ma räägin selle võib-olla ennem ära, kui ma selle Paabeli torni juurde jõuan. Ja Jumal ütles midagi Abrahamile väga hämmastat. Ütles, mine välja siit. Mine välja sellest piirkonnast ja mine sinna maale, kuhu ma sulle näitan. Sest siis ma teen sind paljuks, siis ma õnnistan sind. Ja teate, mis see oli? See on jälle üks võrdpilt meile täna. Ma rääkisin eelmine kord sellest paralleeltõest ja spiraaltõest, eks ole. Kui sina oled Paabelis, siis sina ei saa olla õnnistatud seal. Jumal ütleb, sa pead välja minema. Esimene asi, mida sa pead tegema, sa pead välja minema Paabelist. Kui Jumal ütles, et mine välja Abrahamile, siis hakkavad sind õnnistused tabama, eks ole. Ja kui ta läks, eks ole, läks selle maale, siis Jumal hakkas teda õnnistama. Ja nüüd Paabel, kui sa loed ilmutuse raamatut, siis ilmutuse 18. peatükk räägib Paabelist. Kirjuta see omale üles. 18. salmist edasi. See räägib Paabelist kui selle maailma riknenud süsteemi võrdpildist. Ja ta ütleb sealsamas selle sama lause, minge välja Paabelist. Ja tegelikult me teame, et see Paabel on nüüd saanud nagu selle maailmasüsteemi võrdpildiks. Ja samamoodi meie ka kristlastena või ütleme inimkonnana üldse, me ei saa olla õnnistatud, kui sa oled Paabelis. Sa pead sealt välja minema. Sa pead minema sinna maale, sinna kohta, kuhu Jumal sind saadab ja näitab, siis me saame olla õnnistatud, eks ole. Eks ole hämmastavad tõed, need on nagu mitu sellist asja nagu jookseb, aga see mõte on nüüd väga huvitav. Nüüd inimesed elasid selles piirkonnas peale veeuputust. Me loeme 1. Moose 11. peatükis, kuidas jälle nende selline enesekindlus ja jumalatus hakkas kasvama ja nad hakkasid ehitama lõpuks torni. Ja nad ütlesid nii, et me tahame ehitada ühe torni, me tahame teha omale ühe nime ja nende eesmärk oli tõesti ehitada torn, mille tipp ulatuks taevani, ulatuks Jumalani. No füüsiliselt ilmselt see oli hullumeelne mõte, üks võimatu mõte, aga Jumal, seal ütleb nii, et Jumal tuli alla vaatama nende tegusid ja ta ütles ühe hämmastava lause seal, et kui inimesed on koos ühel meelel, siis midagi pole neile võimatut, eks ole. Ja nad hakkas seda torni ehitama ja me teame, et Jumal tuli sellesse kohta, Paabelisse, ja ta segas seal keeled, ta segas need rahvad ja mis siis juhtus? Nad läksid jälle sealt välja. Nüüd pane tähele, mitu väljaminekut on seoses Paabeliga. Ajaloo läbi. Ja need on ainult mõned üksikud, mida me nagu jõuame täna vaadata, eks ole. Nii et nad ehitasid siis sellist tornis ja ma ei tea, kas on just täpselt selline, nagu see kunstnik siin on kujutanud, aga nii et Paabel on saanud ühe sellise vääruse, ühe ebajumala teenimise paikonnaks. Paabel on üks koht, kui sa oled ajalugu õppinud, mina ka koolis õppisin ajalugu, sel ajal mind ei huvitanud ajalugu, see oli minu jaoks suur vaev ja koorem on ju, ja see oli vastik asi, aga tänapäeval on sellest mul kahju isegi, et kui sa tead siis ka piibli ajalugu ja need nimed, ütleme, nimedega on piiblis lugu see, et väga sageli oli inimesel mitu nime. Ja väga sageli ka nimesi nimetati eri keeltest sedavõrd erinevalt, et need olid täiesti erinevad nimed ja piibel räägib meile sellisest mehest, kui oli Nimrod. Ja Nimrod oli tegelikult selle Paabeli, ütleme selle Paabeli alguse panija üldsegi. Ja tema oli ka see, kes arvatakse, et tema oli selle torni ehitaja ja torni ehitamise alustaja vähemasti, eks ole. Ja siis seal olid sellised mehed seal samas piirkonnas kui Hammurabi. Olete kuulnud Hammurabist? Mida Hammurabi tegi? Hammurabi oli esimene mees, kes rajas teda koodeksi, mida nimetatakse ajaloostena Hammurabi koodeksi, ehk siis teiste sõnadega esimene inimeste vaheliste suhete ja nii-öelda esimene seaduse koodeks oli Hammurabi koodeks, eks ole. See on ka lähtunud Paabelist, see samast piirkonnast. Siis me teame sumeritest, eks ole, olete kuulnud. Sumerid oli üks rahvas, kelle kiil kirjas savitahvlit siiamaani seal kaevatakse ja leitakse ja siis selle järgi on tegelikult, ütleme, nemad kirjutasid kõik väga hoolega üles, õieti
sinna tahvli peale siis õieti, eks ole. Ja sellest tahvlitest on ka väga palju leitud nagu sellist ajaloolisi sündmusi ja sellepärast on terve selle piirkonna nagu ajalugu selline üliväga vana ajalugu nagu tänapäeval kajastatud ja dokumenteeritud lause, eks ole. Aga see on hämmastav, et piibel nagu väga kinnitab kõike seda ja need kõik, mida ka ütleme, arheoloogilised väljakaevamised leiavad välja, need lähevad täpselt kokku sellega, mida piibel räägib. Nii et see on siis inimkonna sümboliks. Eelmine kord me rääkisime siis Jeruusalemma vangi viimisest, see oli aastal 587 enne Kristust. Ja kui sa aastaarvudest midagi üles kirjutad, ma arvan, et see on väga oluline aastaarvu üles kirjutada vahest ja meelde jätta. Millal elas Daniel ja nii edasi, eks ole, ja kõik need asjad, eks ole. Nüüd, Daniel, nagu me rääkisime, ta elas väga pikalt. Ta elas vanaks meheks. Ja kuigi tema elu lõpupoole juba Jumal vabastas tema rahva Paabeli orjusest ja nad läksid tagasi, siis Daniel ometi ei läinud. Ta jäi sinna Paabelisse kuningakotta. Ja kui sa vaatad Danieli elulugu, siis tema eluaja jooksul toimusid meeletud muutused. Me võiksime Danielit ja tema sugupõlve ka võrrelda võib-olla isegi meie sugupõlvega. Mõtle, mida meie oleme oma sugupõlve jooksul näinud. Me oleme näinud suuri impeeriumid kokku varisemas, eks ole. Selline, kui nagu Nõukogude Liit on kokku varisenud, on ju. Ja mõtle, Daniel nägi oma eluaja jooksul väga sarnast asja. Ja rohkem veel, tema ise profeteeris seda. Kuningale, me loeme selle, või tuleme selle teema juurde mõni piiblitund hiljem. Kuningale, kelle suurel peol ilmus üks käsi seina peale ja kirjutas ühe kirja ja kedagi ei leidnud, kes seda kirja oskaks lugeda ja siis jälle nad leidsid üles Danieli kuskilt. Ja Daniel siis seletas ära selle kirja tähenduse ja ütles selle kuningale, eks ole, et sind on ära kaalutud ja leitud kerge olevat ja sinult võetakse see kuningriik ära. Ja teate, mis juhtus? See ei juhtunud mitte 10 aasta pärast, 20 ega 70 aasta pärast, vaid see juhtus sel samal öösel. Nii et see kuningriik vahetus, Paabel hävis ära ja tema asemele tuli Meedia-Pärsia kuningriik. Nii et see oli tohutu muutus. See oli võrrelda võib-olla tänapäeval tõesti sellise, võib-olla Nõukogude Liidu lagunemine on tõesti väga võrreldav sellega. Ma arvan, et tolle aja maailmas see võis isegi olla suurem poliitiline muutus. Nii nüüd, kui me jõuame Danieli teise peatükki, nüüd teema piibel lahti Danieli teisest peatükist, nüüd me jõuame ühe väga huvitava loo juurde. Danieli teine peatükk hakkab meile rääkima kuningas Nebukadnetsarist ja ta hakkab rääkima tema unenäost. Ja siin ütleb nii, loeme üks. Ja kuningas Nebukadnetsari teisel valitsusaastal nägi Nebukadnetsar unenäo ja ta vaim muutus rahutumaks ning tal läks uni ära. Nüüd Nebukadnetsar tõusis troonile pärast oma isa Nebopolsari surma aastal 605 enne Kristust siis, eks ole. Väga hea meelde jätta, et umbes, pane järgmine slaid, 605. Ja see oli tegelikult väga huvitav, et troonile asumise aastat ei loetud kunagi kuninga valitsuse nagu aastaks. See tegelikult tema õige nagu valitsusaasta oli 603. Ja nagu tänu just nende Sumeri ja nende kiilkirjadele ja kõikidele selle piirkonna harjumusele dokumenteerida kõiki, on täpselt isegi kuupäevaliselt teada. Ma ei hakka täna teile neid asju tooma, selleks võib-olla liiga pikaks. Kuupäevaliselt on teada, millal Nebukadnetsar teine vallutas Jeruusalemma. Kuupäevaliselt on teada, millal ta Egiptuse vallutas. Kuupäevaliselt on teada see. Et see on nagu väga huvitav. Nii, siin ütleb nii, et ta, võib-olla ma ütlen nagu mõne asja veel temast, eks ole. Siin ütleb niisi, et ta nägi unenägu ja vaim tema sees muutus rahutuks. Siin on üks magav Nebukadnetsar. Ja see unenägu hakkas teda vaevama. Ja see vaevas teda selliselt, et ta võttis midagi väga huvitavat ette selle asjaga. Nüüd me jällegi näeme siin piiblis selliseid huvitavaid nagu tõdesid seda, et kui vahest Jumal kõneleb meile, et kui see asi on vahest Jumalast meie elus, siis see asi ei jäta meid rahule. Et kui sinu elus on midagi toimunud või juhtunud, see on üks kord, võib-olla sa oled näinud mõne unenäo või
või ma ei tea, ja see on sul homme meelest läinud, siis tõesti unustas ära, et see oli ja tuli ja läks. Aga kui midagi sinu elus juhtub ja see hakkab sind nagu vaevama, just sarnaselt selle Nebukadnetsari unenäole, ja ta ei saa nagu rahu ja see vaim tema sees muutus rahutuks, nagu siin ütleb, eks ole, siis see on üks märk sellest, et selle taga võib olla täitsa Jumal. Ja nüüd, kui me siit hakkame edasi lugema, võib-olla lihtsalt järjest loeme niisi ja siis vahepeal peatume ja jälle loeme. Kuningas käskis, siis teine salm, kutsuda ennustajaid ja nõidu posijaid ja kalde tarku, et need seletaksid kuningale ta unenäo. Ja nad tulid ning astusid kuninga ette. Ja kuningas ütles neile, ma nägin unenäo ja mu vaim on rahutu, püüdes seda unenägu mõista, või üks piiblitõlge ütleb, püüdes seda unenägu mäletada. Mõned ka piiblitõlged nagu vihjavad sellele, et ta nägi seda unenägu, aga ta nagu unustas ära selle. Aga see unenägu iseenesest jäi teda vaevama. Noh, ma ei tea, see ei olegi nagu kõige olulisem asi siin, eks ole. Aga mis on oluline, siin on üks väga oluline asi teises salmis. Siin ütleb, ta käskis tuua kaldea tarku. Nüüd me teame, et kaldea oli Assüüria. Assüüria oli üks suur, selle kohta ei saaks öelda impeerium, aga ta oli üks väga suur riik. Ja assüürlased, eelmine kord me rääkisime sellest, mäletad, olid need, kes viisid ära Iisraeli ülejäänud suguharud üle 100 aasta ennem siis, jah. Viisid ära, nüüd kui sa saad selle Assüüria kaardi panna. Assüüria on ka, ma võib-olla siia vahele nimetan seda, Assüüria on selline suur impeerium, mille pealinn on, siin on nii väiksed linnad, aga selle pealinn on, näed siin, selle pealinna nimi on Niineve. Kellel ütleb midagi Niineve? Nii, milline raamat tuleb sulle meelde seoses Niinevega? Joona raamat tuleb meelde Niinevega. Vaadake, kus see on. See on siin. Selle koha peal, see on nüüd Assüüria pealinn siin. Ja nüüd, kui sa vaatad, kui ma nüüd vihjan siin Joona raamatule vihjasin, siis Joona elas kuskil siin. Nii. Ja nüüd Jumal ütles Joonale nii. Joona, võta kätte ja mine Niinevesse. Ehk siis võta siit jalad selga ja mine siia. Teate, kui palju sinna maad oli? 500 miili umbes. Ehk siis, no ikka pikk maa. Selle aja kohta see oli väga pikk maa. Mine Niinevesse, et kui sa nagu loed piiblit ja ei mõtle selle peale, kui sa ei vaata kaarti, siis jääb siuke mulje, et mine istu Türi bussi peale ja sõida Türile. Ja mine Türi kogudusse räägi neile midagi seal. aga see tähendaks tema elus võib-olla selline reis, aastate pikkust reisi, et üldse kohale jõuda. Ja teiseks, see oli jube praadimine tema jaoks, et minna nii. Ja tema otsustas siis nii, et istus laeva peale hoopiski siit ja läks hoopiski siiapoole kuskil. Nii et see on nüüd teine raamat ja teine lugu. Aga ma tahtsin selle Niineve tuua välja sellepärast, et just kuningas Nebukadnetsari isa, see Nebupolsar oli see mees, kes hävitas ära vot selle impeeriumi. Noh, teda nimetatakse siin küll impeeriumiks, ma jõuan selle mõtte juurde hetke pärast, ja ta oli väga suur, aga Jumala silmis seda veel ei nimetata nagu impeeriumiks või Jumal nagu ei näinud seda kui impeeriumi või maailma laiust valitsust siis, eks ole. Ja tema vallutas ära ja tema ajal hakkas alles tekkima nüüd uus ajastu. Me jõuan selle asja juurde hetke pärast ka. Okei, kuidas me nüüd siia jõudsime, ma ei mäleta täpselt. Aga nüüd nii. Kuningas käskis kutsuda kõik targad enda juurde. Kalde targad, nad olid kalde rahvusest. Need olid just Assüüri rahvust. Ja arvatakse ka, et tegelikult ka Nebukadnetsar oli oma geneetilise pärimuse poolest just ka kaldealane, et ta ei olnud nagu päris Paabelist päritki, eks ole. Okei, igal juhul. Ja nüüd kuningas ütles neile niiviisi. Teie peate seletama minule selle unenäo, mida ma nägin, mida ma ise ei mäleta ka. Te peate mulle seletama kõigepealt selle unenäo, mida ma nägin, ja siis te peate mulle seletama selle, mida see unenägu tähendas. Et las ma räägin sulle midagi unenägudest. Tolle ajal usuti väga tugevalt unenägudesse. No tänapäeval usutakse ka vist, on ju.
aga tol ajal usuti veel tugevamini unenägudesse. Ja tolle ajal oli väga suur business unenägude seletamine. See oli business täielik, on ju. Seal olid spetsialiseerunud mehed, kes seletasid unenägusid. olid kohe, nagu tead, ja oli olemas, on leitud sellised ürikud, mida nimetatakse unenägude seletamise raamatuks sealt piirkonnast. No isegi meil on jah, et kui sa näed näiteks, ma ei tea, et sa oled valgetes riietes, siis tuleb surm ja vaev. Okei, no, meilgi on see kalde unenägude seletamise raamat. Ehk teiste sõnadega, kuidas see asi tegelikult täpselt käis, oli see, et kui sa nägid mõne unenäo, siis sa helistasid või kutsusid kohale, on ju, kellegi mehe, kes oli seda raamatut tundis hästi, kes oli uurinud seda, ja kuningal oli terve kamp sellised mehi palgal, on ju. Ja see oligi nende töö. Teada kõiki neid raamatuid, unenägude seletusraamatut ja nii. Ja nüüd, kui sa kutsusid selle unenägude seletaja enda juurde, siis tema avas selle peatüki sealt, ütles, nii, sina nägid sellise asja, see ilmselt tähendab seda. Aga vaadake, kuningas oli see, Nebukadnetsar oli natukene teistsugune vend, eks ole, teda ei rahuldanud selline mingi raamatus, selline nii-öelda klassikaline nii-öelda tagataskus selline ühe vitsaga löömine, vaid tema tahtis ühte asja. Tema tahtis seda, et selle seletus oleks õige. Eks ole, et ei oleks lihtsalt selline, keegi lihtsalt vuhveldas midagi, googledas midagi, mõtles välja midagi. Vaid, et ta tahtis seda, et kui nüüd leidub keegi, kellele Jumal või mingi kõrgem jõud või ma ei tea, tollel ajal siin ütleb, et nad olid nõiad ja posijad ja susijad ja kes iganes nad olid seal terve see komplekt koos. Tänapäeval on ka vaata selline saade olemas telekas. Selgelt nägijate tuleproov või mis ta on, eks ole. Et vaat siin on nüüd selgelt nägijate tuleproov. Ainukese vahega oli see, et see selgelt nägija ei saanud mitte auhinda, kui ta ära seletas, aga kui ta ära ei seletanud, siis teda tõmmati 4 tükiks. Nagu sul ei olnud rohkem valikut, eks ole, et seletad ära või lähed 4 tükiks, eks ole. No, väga raske olukord, et meil tehakse asja natuke kergemini. Natuke näbistatakse ainult seal telekas, on ju, kui sa jääd lolliks, on ju. Aga mida kuningas tahtis, oli see, et see asi oleks päris, et see oleks ehtne, et see oleks autentne. Ja ta ütles neile nii, nüüd te peate mulle ütlema, mida ma nägin unes. No, loeme edasi. See on 4. Ja kalde targad rääkisid kuningale aramea keeli. Nüüd ma teen siin pausi, vaat sellest punktist peale, kus ütleb, ja kalde targad rääkis kuningale aramea keeli, selle raamatu keel muutub aramea keeleks, ehk teiste sõnadega siiamaani see raamat oli heebrea keeles. Nüüd see hakkab jätkuma aramea keeles. Ja see on peaaegu lõpuni aramea keeles, siis ta muutub jälle heebrea keeleks. Ja kui te olete kuulnud midagi Qumrani koopa nende kirjarullide leiust, eks ole, mis leiti 48 aastal, mis oli kirjutatud siis peaaegu 2000 aastat tagasi või veel ennem ümber kirjutatud esseenide poolt, eks ole, seal piirkonnas. Kõik need vanad käsikirjad, vanad piibliraamatud ja saajaraamatud ja terve toora ja kõik, eks ole, mis oli siin rullidesse pandud, siis seal oli ka Taanieli raamat ja ollakse üsna kindled, et see originaal oligi nii, et seda ei ole mitte esseenid teinud, kes seal on ümber kirjutatud. Väga hämmastav raamat on see tegelikult, sest selliseid raamatuid ei ole piiblis palju, mis on kirjutatud mitmes keeles. Nüüd aramea keel oli, me teame ka, et Jeesus kõneles aramea keelt. Aramea keel oli üks keel, mida tolle aja maailmas väga laialdaselt räägiti. Ehk siis teiste sõnadega Galileas räägiti kõik aramea keelt Jeesuse päevil. Ja ka suhteliselt Juudeas, suhteliselt palju. Hebrea keel oli ikkagi selline püha keel, see oli sünagogi keel, toora lugemise keel ja nii edasi. Seda osati ka, aga seda nagu iga päev ei kasutatudki. Kuna see just seesamane Paabelis vangis olemise mõju selle rahval oli nii tugev, et nad võtsid selle keele nagu oma igapäeva keeleks, lõpuks üle aramea keele. Ja aramea keelt rääkisid kõik need rahvad seal. Rääkisid Paabeli kuningriik, hiljem, kui tuli Meedia-Pärsia, nemad kõik suhtlesid oma terve piirkonnaga selles keeles. Nii et see oli, me võiksime öelda, et see oli tolle aja inglise keel. Jah, et tänapäeval, kui sa tahad minna kuskile välismaale, lähed sa, ma ei tea, Rootsi või Prantsusmaale, sa püüad ikka inglise keeles rääkida, on ju, lennujaamas. Ja siis sinuga räägitakse ka ikka, Prantsusmaal vist mitte, aga tolle ajal see oli nagu, see oli selline keel, mis oli nagu tolle aja inglise keel, ehk siis nagu internetis, eks ole, et sul ei ole seal palju eesti keelega teha. Et sa pead ikka inglise keelt oskama, kui sa tahad nagu laiemale ulatuda.
Nii, nad ütlesid siis aramea keeli, kuningas elagu igavesti, jutusta see unenägu oma sulastele, siis me anname sulle seletuse. Nii et ennustajad lootsid seda asja hõlpsasti lahendada, eks ole, kuningas räägib neile unenäo, nemad siis lihtsalt, igaüks siis mõtleb midagi, et mina arvan, et see tähendab seda, teine, ja võib-olla see on see, ja siis nad nii-öelda panevad need vastused kokku, segavad nagu läbi ja siis võtavad keskmise välja, sealt viskavad kuningas, ma arvan, et see tähendab seda, on ju. Et nad olid kindlasti meistrid selle peale, et oma hea soe koht kuninga palees jõukonnas säilitada ja lihtsalt selline poliitiline seisukoht. Aga kuningas ütles neile nii salm 5. Ta ütles kaldetarkadele, minu sõna on kindel, kui te ei tee mulle teatavaks unenägu ja selle tähendus, siis raiutakse teid tükkideks ja teie kojad tehakse rusuhunnikuks. Aga kui te teete mulle teatavaks unenäo ja selle tähenduse, siis te saate minult ande ja kingitusi ning suurt au. Sellepärast andke mulle teada unenägu ja selle tähendus. Nad vastasid teist korda ja ütlesid, kuningas rääkigu unenägu oma sulastele, siis me anname sulle tähenduse teada. Ja kuningas koos isegi ütles, ma mõistan tõesti, et te tahate aega võita, sest te teate, et minu sõna on kindel. Et kui te ei tee unenägu mulle teatavaks, siis on teie kohta ainult see üks otsus. Te olete nõuks võtnud minu ees rääkida valelikke ja tühiseid sõnu, kuni ajad muutuvad. Nüüd pane tähele, nad täpselt teadsid, kuidas profeteeringud tõlgitseda, eks ole. Ega tänapäeval ka mõned on siuksed vennad, eks ole. Nad ütlevad, ma olen prohvet, on ju, ja siis, no mis prohvetlik sõna sul on? Mine edasi ära, mine tagasi ära, vaata paremale ka vasakule. No võin ka nii profeteerida, eks ole. Ja mõned on siuksed vennad, et nad lihtsalt segavad vett, aga tahavad tähtsad olla, on ju. Kaldetargad olid samasugused vennad. Nii et maailmas ei ole mitte midagi uut. 2600 aastat on läinud mööda, asi on ikka samasugune. Okei. Nii, ja nüüd targad siis ütlesid salm 10 nii kuningale. Nad vastasid nagu ütlesid, ei ole maa peal inimest, kes suudaks kuninga soovi rahuldada, sest ükski suur ja vägev kuningas ei ole küsinud niisugust asja üheltki ennustajalt, nõialt või kaldetargalt. Ja asi, mida kuningas küsib, on nii raske ja ei ole muid, kes suudaksid seda kuningale seletada kui jumalad, kellede eluase ei ole inimeste juures. Nüüd pane tähele, nemad olid nõiad, see tähendab, nad ütlesid, et me oleme meediumid, me oleme ühenduses vaimsete jõududega, vaimumaailmast me ammutame informatsiooni. Ja nüüd tuli selgeks, tegelikult need olid täielikud vuflid. Ja tegelikult on sama tänapäeval ka. Paljud, kes 99%, ma ütlen kohe julgesti, kes ennast nimetavad kellekski targaks või ennustajaks või vaimseks või midagi, nad lihtsalt on vuflid. Nad pidid ise ka tunnistama seda. Meie ei saa seda teha ja meil ei ole võimu. Ainult Jumal võib seda teha. Okei, aga kas siis te ei tunnegi Jumalat või? No tuleb välja. Nüüd tuli välja. Nüüd ujus see tõde pinnal, eks ole. Ja vaata, et Jumal laseb vahest sellised olukordi tulla, kus vahest need võltsid nagu tulevad ilmsiks. Kes kogu aeg üritavad ennast teha tähtsaks ja Jumal laseb vahest tulla olukordi, kus need asjad paljastuvad. Amen. Nii et tänu Jumalale selle eest. Nii et kõik see, mida nad ka minevikus olid kuningale rääkinud, eks ole, see kõik oli üks jama. Aamen, tänu Jumalale tõe eest. Nüüd Jumal hakkas tõde esile tooma. Selle peale kuningas ägestus, salm 12, ja vihastas ning käskis hukata kõik Paabeli targad. Kui käsk oli välinud, et targad pidid tapetama, siis otsiti ka Danieli ja tema seltsilisi, et neid tappa. Nüüd Danieli kohta arvatakse seda, et tollel ajal, me teame, et Daniel oli ühes sellises valmistusest, ta oli ikka noormees, arvatakse, et ta võis olla sellel ajal umbes 18-aastaline, täisealine, aga ta võis olla ikkagi selline noormees veel. Ja siis Daniel pöördus targalt ja arukalt kuninga ihukaitsepealiku Arioki poole, kes oli läinud Paabeli tarku tapma ja sõnas ja ütles Ariokile, kuninga pealikule, mis pärast see valikäsk on välinud kuninga poolt. Siis Ariok andis teada Danieli asjaolu. Daniel läks sisse ning palus kuningat, et temale antakse aega tähenduses seletamiseks. Nüüd, siin me loeme välja, et ka Daniel, kuna tema oli ka arvatud nii-öelda nende tarkade hulka, eelmine kord me vaatasime seda, et tema oli siis, nende tarkust arvati või leiti kuninga poolt 10 korda suuremaks kui muudel tervel sellel kambal, eks ole. Nii et
ilmselt, kuigi nad võisid olla ka veel sellel ajal kuskil sellise õpilase staatuses, aga nad olid juba nii-öelda, kuidas öelda, kõik talendikonkursid kinni pannud ära terves riigis, eks ole. Kuid ette, väga kõvad mehed, aga siiski nad olid veel algajad ikkagi nagu oma vanuse ja kogemuste poolest, eks ole. Ja ka neid pidi tabama nagu sama saatus. Nüüd, miks Danieli vastus nagu erines selle tarkade ja nõidade vastusest? Danieli vastus nagu erines selle poolest, et ta ei hakanud nagu vabandama ega otsima selliseid alternatiive, et nagu ka väga sageli inimesed tänapäeval üritavad vabandada, et oi, no see on üsna võimatu asi, seda ei saa ja see on nii. Et Daniel oli nagu väga konkreetne selles asjas, eks ole. Ta ei üritanud nagu mõjutada nagu teiste kanalite läbi kuningat, et kuningas ei teeks seda, vaid Daniel oli tõemees. Tema oli mees, kes ei näidelnud. Nüüd me teame seda Danielist ja tema sõpradest, et nende jaoks ei olnud sellel ajal nagu mingisugune suur asi surra. Ja tänapäeval nagu inimesed teeks ükskõik mida, peaasi et ellu jääda või et terve nahaga pääseda, eks ole. Aga tollel ajal see ei olnud nende jaoks mingisugune selline, et see surma ja elu mõiste nagu tollel ajal ja tänapäeval on väga oluliselt muutunud. Et inimesed nagu surm nende jaoks ei olnud selline nagu, ma ei tea, nagu tänapäeval isegi kristlaste jaoks see tundub nagu maailma lõpp olevat. Oi, surm, nüüd on kõik läbi, on ju. Et sel ajal nagu võeti seda teistmoodi hoopiski. Võeti nagu selliselt, nagu see tegelikult on. Et see on ju tegelikult, kui sa elad oma elu õieti, eks ole, siis surm sinu jaoks ju tegelikult ei tähenda muud kui üleastumist ühte teise sfääri ja isegi, kui me piibli alusel seda loeme, siis sa astud ühte paremasse kohta tegelikult, kui sa täna elad, on ju, amen. Et nende jaoks ei olnud nagu see küsimus, et Daniel ei hakanud nagu oma nahka päästma, eks ole, oma pead päästma, vaid tema tahtis ühte asja, et kui Jumal, keda mina teenin ja armastan, Jumal, kes on tõesti elav Jumal, eks ole, nüüd toob selle asja esile, siis juhtub midagi suuremat kui ainult see, et meie nahk pääseb. Et saate aru, mis kogu selle asja nagu mõte on see, et me peaksime olema sama hoiaku kui Daniel. Et me ei peaks üritama elada oma elu nii, et oma nahka päästa või et meil parem oleks või soojem koht oleks või nii, vaid elada nii, et Jumala tõde tuleks ilmseks ja esile. Salm 15. Daniel läks oma kotta, teatas asjaolust oma seltsilistele Hanali ja Misael ja Asarjale, et need paluksid taeva Jumalat halastust selle saladuse pärast, et Daniel ja need seltsid ei hukkuks, vaid ühes Paabeli tarkadega. Siis ilmutati saladust Danielile öises nägemuses ja Daniel kiitis taeva Jumalat. Daniel hakkas kõnelema ja ütlema, Jumala nimi olgu kiidetud igavikust igavikuni, sest temal on tarkus ja võimsus, tema muudab aegu ja aastaid, tema tagandab kuningaid ja tõstab kuningaid. Tema annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust. Tema paljastab sügavused ja saladused. Tema teab, mis on pimeduses ja tema juures elab valgus. Sinu vanemate Jumalat ma kiidan ja ülistan mina, et sa oled andnud mulle tarkust ja väge ja et sa nüüd oled teinud mulle teatavaks, mida me sinult oleme palunud, oled kuninga asja teinud meile teatavaks. Nüüd, Daniel oli veendunud, nüüd ta oli julge. Nüüd ta oli täis julgust ja nüüd ta selles julguses läks Arjoki juurde, Salm 24. Tema läks Arjoki juurde, kelle kuningas oli pannud Paabeli tarku hukkama ja ta tuli ja ütles temale nõnda. Ära hukka Paabeli tarku, vii mind kuninga ette, ma seletaksin kuningale tähenduse. Pane see järgmine pilt. Järgmine pilt. Okei, väga hea. Nii, väga hea. Siis kuningas Kostiising ütles Danielile, kelle nimeks oli Beltsasar nüüd. Ta oli andnud teise nime, nagu me siin eelmine kord ka vaatasime, kõikidele nendele Hebrea poistele. Kas sina suudad mulle avaldada mu nähtud unenäo ja selle tähenduse? Daniel vastas kuningale, ütles, saladust, mille kohta kuningas küsib, ei suuda kuningale seletada ei targad, ei nõiad, ei ennustajad, ei täheteadlased, aga taevas on Jumal, kes paljastab saladusi ja tema ilmutab kuningas Nebukadnetsarile, mis tulemisel päevil sünnib. Su unenägu ja nägemused su peas, kui sa voodis olid need. Sinul kuningas tõusid voodis üles mõtted selle kohta, mis tulevikus sünnib
ja tema, kes paljastab saladuse, ilmutab sulle, mis sünnib. Ja minule on see saladus paljastatud mitte minu tarkus läbi, kui mul olekski seda rohkem kui muil elavail, vaid sellepärast, et selle tähendus saaks kuningale teatavaks ja et sa mõistaksid oma südame mõtet. Nüüd pane tähele, jälle seesama mõte, eks ole. Et Daniel nagu ütleb, et mitte sellepärast, et mina oleksin parem, vaid Jumal tahab sinule öelda neid asju nüüd. Vaata, kui huvitav. Jumal tegelikult tahab neid asju tuua esile inimestele, mis hakkab sündima. Et meie vahest tahame nagu Jumala kätt väänata, et Jumal meile ütleks seda. Tegelikult see asi ei ole nii. Jumal tahab meile neid asju anda teada, et meie teaksime, aga neid asju, mida me vajame teada. Meie tahame teada asju, mida ei ole vaja teada. Näiteks loteriinumbreid. Sul ei ole vaja teada lotonumbrid. Nüüd kõik ütleksid, aga miks mitte, ma ei võiks võita 16 miljonit eurot. Sellepärast, et Jumal tahab, et sa homme ka oleksid tema juures ja mitte ei läheks ära. Sellepärast, et see 16 miljonit viib sind eemale Jumalast, kui sa ei ole nii tugev, et sellega hakkama saada. Ja siis Jumal tahab ilmutada neid asju, mis tuleval päeval sünnib. Nüüd loeme lihtsalt veel edasi mõned salmid siit. Sina, kuningas, nägid ja vaata üks suur kuju. Ja selle hiilgus oli erakordne. Seisis su ees ja su ees ja selle välimus oli hirmus. Kuju pea oli puhtast kullast, ring ja käsivared hõbedast, kõht ja riiad vasest, sääred rauast, jalad osalt rauast ja savist. Sa vaatasid, kuni üks kivi käteabiti lahti murdus ja lõi kujule vastu jalgu, mis olid rauast ja savist ja purustas need. Siis purunesid üheskoos raud, savi, vask, hõbe, kuld ja said aganete sarnaseks suviselt reha aluselt. Tuul viis need ära ja neist ei leidnud jälgegi. Aga kivist, mis oli tabanud kuju, sai suur mäng ja täitis kogu maa. Nüüd kujud ette, siin on kirjutatud 106 sõna, ma lugesin ära. Ja nende 106 sõnas on terve maailma ajalugu kuni lõpuni välja. Kuni mööda sellest ajast, kus me täna veel isegi elame. Vau! Vot nüüd see asi läheb põnevaks. Kujutad see ette, eks ole, aastal 2600, või tähendab, 2006 aastat tagasi, 603 aastat enne Kristust, see on isegi nüüd juba rohkem, kui see, näidati ühele kuningale ja anti seletus ühele prohvetile sellest, mida terves maailmas hakkab toimuma. Okei, väga üldiselt küll. Ja me võiksime nüüd öelda tegelikult, nagu ma siin juba alguses ka mainisin, et sellest hetkest peale algas maailmas üks uus ajastu, täiesti uus ajastu. Ja me võiksime seda nimetada maailma impeeriumide ajastuks. Sellest ajast peale on maailmas eksisteerinud impeeriumid, mis valitsevad suur jagu maailma, mis dikteerivad maailma sündmuseid. Ja nagu siin võib-olla mõni ütleks ka, et aga kuidas siis Egiptusega on, et kas see nagu ei olnudki siis impeerium või nagu me siin eespool vaatasime, eks ole, et kas Assüüria ei olnudki impeerium. Ilmselt Jumala silmis nad ei olnud impeeriumid. Nad olid küll väga võimsad, riigid, rahvad, aga nad ei olnud selles mõttes nagu maailma mõjutajad ja valitsejad, eks ole. Nüüd see kuju, pane see järgmine, ongi juba, väga hea. Nüüd see kuju, mida siis kuningas nägi, see koosnes, nagu me võiksime öelda, 4 või isegi 5 alajaotusest, jaotatakse nagu 4, aga see viimane osa, see nagu jagub 2 osaks. Ehk siis ka nagu selles kujus oli jalad, eks ole, ehk siis reied ja sääred ja siis jalalabad. Need olid nagu ka jaotatud veel jalad nagu 2 erinevasse suunda. Nüüd unenäo seletus, salm 36. See oli unenägu ja nüüd ütleme kuningasele tähenduse. Sina kuningas oled kuningate kuningas, kelle taeva Jumal on andnud kuningriigi võimu, vägevuse ja au, kelle kätte ta on andnud inimesed ja kus need ka iganes elavad. Metselajad, taevalinnud, pannes sind valitsema nende kõikide riikide üles. Sina oled see kullast pea. Mis on väga hämmastav selle juures, eks ole, et pea on nagu esimene. Hebre keeles on pea
on sõna rishon, see tähendab nagu ka järgarv, esimene. See on üks ja sama sõna. Pea ja esimene, see on üks ja sama. Ehk teiste sõnadega me võiksimegi öelda, et see pea oli nagu esimene impeerium, oli nagu impeeriumi ajastu algus. Nüüd see kulla materjal ei ole ka mitte juhuslikult. Nüüd need uurijad, kes on uurinud Paabeli ajalugu, on leidnud välja sellist, ma tsiteerin siin ühte sellist autorit praegu, kelle nimi on Charles Putflower, ja tema ütleb siis niiviisi. Madruki kambri seinapildid, seinad pidid sillerdama päikse sarnaselt ja selle templi peosaal oli vooderdatud hiilgava kulla, lasuurkivide ja alabasteriga. Tema kõrguse kabeli, mille üks eelmisest kuningatest oli hõbedast teinud, oli Nebukadnetsar vooderdanud üle kirka kullaga. Hiilgus ja uhkus on kuldse kuningriigi tunnused. Et nende jaoks oli kuld väga oluline materjal. Ja nad, terve peosaal, seinad olid tehtud kullast, eks ole, ja kuninga kambrid ja kõik oli. See kuld oli nagu selle kuningriigi sümbol. Kui te vaatasite, siis eelmine nädal oli just, oli telekas üks väga, väga hea film, selle nimi oli Aleksander. Ma ei tea, kes vaatas seda filmi. See oli Aleksander Suurest, kes oli siis Makedoonia Aleksander, kes oli siis 3. impeerium, kelle juurde me siin jõuame ka. Kui tema jõudis Paabeli linna, kui ta vallutas ära Paabeli kuningriigi, õieti siis keda juba Meedia ja Pärsia oli nagu vahepeal vallutanud. Kui tema sinna jõudis, siis ta ütles nii, et siin on nii palju kulda, et selle kullaga meie finantseerime järgmise 100 aasta oma armeed, et me saame terve maailma ära vallutada. Seda kulda seal pidi ikka olema. Et väga huvitav, et see kuld oli nagu selline sümbol, aga see, mis oli nüüd hämmastav sellest, on see, et see profeteering või see unenägu, mida anti aastal 603 enne Kristust, oli selles hetkes, kus oli ainult olemas see pea. Oli olemas see pea. Nii. Nüüd meil on täna nagu lugu hoopis teine. Meil on ajalooraamatud, eks ole. Meil on piibel ja meie teame ajalugu. Meil teame natuke ajaloost, eks ole. Ja nüüd me natuke vaatame ajaloost, eks ole. Vaatame ajalugu. Ma võib-olla tsiteerin mõned piiblikirjakohad ka. Näiteks Jesaja, kes elas umbes samal ajal. Jesaja elas ka kuskil 600 aastat enne Kristust. Ja Jesaja ütles niiviisi siis kaldealaste kohta või siis selle Paabeli kohta. Nende kuningriigi ehteks on kuld. Ja ta ütles niiviisi Jesaja 13:12. Mina teen inimesed kallimaks puhtast kullast. Jälle, pane tähele, et see Jesaja isegi ka, see kuld oli selle ajastu nagu selline nagu valitsev teema. Oluline teema. Nii et Paabel oli esimene kuningriik. Nii, nüüd edaspidi hakkas see asi minema ainult nii, et Daniel seletas asju, mida ta ei teadnud. Ja tead, mis on Danieli raamat veel huvitav, et me jõuame nende asjade juurde nagu järgmistes tundides, on see, et need samu asju, mida me täna vaatame siin ühes koos. Jumal kordas 3 korda üle, ühe raamatu jooksul, erinevatel võrdpiltides, eks ole. Nii et teha neid asju kindlaks. Sa tead, et Jumala üks põhimõtteid ja raudprintsiipe on see, et kui Jumal midagi ütleb, siis ta ütleb seda 2 või 3 korda. Siis see asi on kindel. Jumal ei ütle kunagi ühte asja niisi, moka otsast natukene ja siis sa pead arvama, et ei tea, kas see nüüd on nii või ei ole nii või mis see on, eks ole. Jumal ütleb ühte asja, mis on kindel 3 korda. Ja ta kordas seda Danieli raamatus 3 korda, seda sama põhimõtet. Ja me tuleme selle kuju juurde tagasi hiljem ka. Aga ta rääkis seda sama põhimõtet ka erinevate printsiipide ja põhimõtetega. Nii, salm 39. Aga sinu järel tõuseb teine kuningriik, väiksem kui sinu oma. Ja veel 3. kuningriik, vasest, mis valitseb üle kogu maa. Nii, nüüd me jõuame järgmise selle kohani ja see on siis õlad ja käed ja kõht, eks ole. Nüüd, selle materjal oli hõbe. Ja hõbe tähendaski seda, et see samane nii-öelda selle impeeriumi muutumine sellest kullast
hõbedaks toimus Danieli eluajal. Me loeme sellest, kuidas see käsi ilmus sinna seinale, kuidas kuningas Beltsasaar oli siis valitsemas ja kuidas järgmisel ööl tulid kaldelased ja meedlased tulid ja vallutasid ära selle Paabeli suure auhiilgava riigi. Nüüd, miks selle sümbol oli hõbe? Öeldakse, et Paabeli riik oli väga tugev ja tema oli nagu ka mitte ainult kuldne nagu füüsilises mõttes, aga ta oli ka, nagu me siin alguses vaatasime, üks maailma 7 imest muuseas on pärit ka sealt. Ja see on need samad rippuvad aiad, mis see pilt siin alguses oli sul, vaata, pane korra tagasi. Nebukadnetsar oli muuseas ka kõva ehitaja, nii nagu ka Herodes teine. Ja tema ehitas siis sellised aiad, mis olid nagu niiviisi erinevate tasemete peal, rippuvad aiad ja seda nimetatakse siis püramiidide kõrval ja kõik need maailma suured imed, mis on olnud 7 ajaloo maailma suurimaks imeks. Nii et see on muidugi ammu hävinud, aga seda on nagu ajaloost välja loetud ja kaevatud, eks ole. Nii, nüüd kui me selle kuju saame tagasi sinna pildi peale. Hõbe on teisejärguline materjal, see ei ole nii väärtuslik ja see ei ole nii hea. Hõbe on just sellepärast, et Meedia-Pärsia kuningriik ei olnud selline nii hästi organiseeritud riik, nii hästi korraldatud riik, eks ole. Nad olid lihtsalt väga suured vallutajad, eks ole, ja tulid ja vallutasid ja lihtsalt nii-öelda algas väiksema või vähem tähtsama kuningriigi ajastu. Hõbe kuningriik, eks ole. Sõna hõbe on ka väga huvitav sõna, et see sõna hõbe tähendab ka kaldea keeles ja heebrea keeles mõlemad on üks ja sama sõna, see on kesef. See tähendab raha ja see tähendab hõbedat. Nii et see oli selle kesefi hõbeda ajastu, mis ei olnud nii oluline, aga me loeme seda, et Küüros oli siis Meedia-Pärsia suur valitseja ja kuningas, eks ole, ja ta oli väga kuulus kuningas, väga suur mees, aga ometi tema ajastu ka lõppes ühel hetkel. Ja teate, mis siis juhtus? Vaat siis juhtuski selle, millest ma rääkisin. Tuli üks kange mees, kelle nimi oli Aleksander. Ma julgustan sind väga, ma ei tea, kus sa selle filmi kuskilt kätte saad, aga seal filmis on muidugi väga palju selliseid ebameeldivaid asju. See kujutab Aleksander suurt homoseksualistina, see on väga vaieldav küsimus, kas ta oli seda või olnud, eks ole, see oligi see küsimus. Aga Aleksander Suur oli nii kõva mees, et tema sai kuningaks päris teismeeas peaaegu, kui tema isa tapeti, mõrvati, eks ole, ja seda arvati ka, et seda tegelikult Meedia-Pärsia siis kuningas nagu maksis kinni selle või kuidagi moodi organiseeris selle, eks ole. Ja sellepärast ka Aleksander oli nii vihane selle Meedia-Pärsia peale, et tema otsustas ära vallutada selle, maksta kätte selle kuningale. Ja Aleksander Suur oli nii kõva mees, et 20-aastasena ta vallutas ära Egiptuse. Kujutad see ette? Tema oli nii kõva, tema oli sellise visiooniga mees, on ju. Et tema läks, on ju, ja 20-aastaselt teda krooniti Egiptuse vaaraoks. Ja ta ei olnud rahul sellega, me teame, et tänapäeval vahest ka, kui inimene satub mugavasse kohta, siis ta jääb nautima seda ja mida võiks veel teha üks noor mees, keda on vaaraoks kroonitud. Mees, mis sa nüüd teed, jää siia ja naudi elu nüüd siin. Egiptus oli ka luksuslik maa ju, väga hea järjel. Aga temal oli nii tugev vallutuse kirg sees, et tema ütles ei tead ja pani edasi. Ja see järgmine koht, kuhu ta läks, oligi, ta läks vallutama Meedia-Pärsiat. Ta läks vallutama Paabelit. Ja selles sõjas, kui ta läks vallutama Meedia-Pärsia siis kuningriiki, see lahing, mis oli see murdepunkti lahing, oli selline, et temal oli 40 000 meest Meedia-Pärsia armee vastu, kus oli 250 000 meest. Ja kõik ütlesid, tema kindralid, tema ümber ütlesid, et sa oled hull. See on kindel enesetapp, sa matad meid siia, eks ole. Lähme tagasi, me oleme juba piisavalt vallutanud, kuule, lähme koju. Nad kogu aeg vingusid, aga Aleksander oli nii kõva mees, ütles, et tead mis, kas me oleme siia maailma sündinud selle jaoks, et ainult tead siin kuskil tead raha lugeda? Ei, ja ta läks ja ta vallutas, ta võitis selle lahingu. Ta lõi puruks selle kuningriigi
Ja siis ongi see koht, kus ma nagu rääkisin, et ta läks sinna Paabeli linna, ta ütles, tal kukkus suu lahti sellest rikkusest, mis seal oli, mida ta kõik vallutas sealt ära. Ja siis tema sai üheks suurimaks ajaloo, üheks suurimaks väejuhiks, on teda loetud. Tal oli üks suur probleem ja see oli see, et tema läks nii kiiresti edasi ja tal oli nii suur vallutamisisu, et tema mehed ei saanud pidada temaga tempot. Nad kõik vingus, ütlesid, me oleme väsinud. Ja kui nad lõpuks Indiasse jõudsid, siis see nurin läks nii suureks, et ta lihtsalt ei suutnud enam. Ta oleks võib-olla jõudnud Jaapani ja Hiinasse ka välja. Ilmselt oma selle vallutamise jänuga. Ja lõpuks jah, need mehed hakkasid seal surema, neil tuli probleeme, aga Aleksander siis pöördus tagasi ja tema jäi Paabelisse, ta ei läinudki koju tagasi sinna Kreekasse, Makedooniasse, kus ta siis pärit oli, eks ole. Vaid tema jäi Pärsiasse ja ta suri, olles ainult 33-aastane. 33-aastane mees. Ta oli vallutanud terve maailma. Tema kuningriik, tema impeerium oli maailma suurem. Ja tema elu on väga huvitav, eks ole. Aga kõik see sellest Kreeka, teda nimetas küll Kreeka impeerium või hellenismiks, aga tegelikult Aleksander oli ikkagi makedoonlane. Tänapäeval Makedoonia on täiesti no name, eks ole, mitte midagi, eks ole, mingi väike, ma ei tea, mis seal toodetakse, pähkleid vist või. Aga tollel ajal see oli sellest väiksest sai maailma impeerium ja see oli just see, mida siis Jumal näitas Taanieli läbi. See oli siis Meedia, Pärsia ja Kreeka. Nüüd igal oinal on oma mihklipäev. Kui Aleksander suri, siis ta ei määranud omale ühte järeltulijat, vaid ta lihtsalt suri ja siis 4 tema kindralit, eks ole, nemad siis nagu jagasid selle impeeriumi ära. Igaüks sai oma tüki, eks ole, üks sai Egiptuse, teine läks siis sinna Kreeka Makedooniasse, 3 oli kuskil Süürias, 4 oli ka kuskil seal kandis ja nii nad umbes jagasid ja nad kogu aeg madistasid ja kaklesid üksteisega, nad ei olnud enam tugevad. Ja siis hakkas juhtuma midagi sellist, hakkas tõusma üks teine kuningriik, salm 40 me loeme edasi. Siis tuleb 4. kuningriik tugev nagu raud. Kuna raud kõike lõhub ja pihustab ja nagu purustav raud nii lõhub ja purustab ta need kõik. Aga et sa nägid, et jalad ja varbad olevat osalt potissepa savist ja osalt rauast, siis tähendab see segatud kuningriiki või jagatud kuningriiki. Küll on selles raua tugevust, just nagu sa nägid rauda savimullaga segatult. Ja et jalgade varbad on osalt rauast, osalt savit, tähendab see seda, et osa kuningriiki on tugev ja osa on rabe. Ja et sa nägid rauda savimullaga segatult, tähendab ka seda, et kuigi nad segunevad inimseemne poolest, nad ei püsi üksteise küljes nagu raud ei segune saviga. Hämmastav, eks ole. Nüüd, Rooma riik oli kõige tugevam riik, kõige pikema ajalooga impeerium, mis on ajaloos kunagi eksisteerinud. Rooma oli siis, ehk siis Rooma riik oli 168 enne Kristust kuni 476 peale Kristust. Vau! Väga pikk aeg. Aga Rooma, kui sa tead midagi Rooma ajaloost, ma ei hakka sulle seda ajalugu väga pikalt siin lahti seletama, aga Rooma ajaloost juhtus midagi väga huvitavat, et ühel hetkel ka Rooma riik läks nagu pooleks, Lääne ja Ida-Roomaks ja siis see läänepoolne osa nende pealinn oli siis Rooma linn, eks ole, seal Itaalias ja nii. Ja nemad siis üritasid Euroopat vallutada või alistada seal ja pidada nagu siis enda käpa all. Aga see teine pool siis, teda hakati nimetama Bütsantsi kuningriigiks. Olete kuulnud sellest asjast? Ja see Bütsants oli siis põhimõtteliselt tänapäeval Türgi, eks ole, see vist on see Ankara, nende pealinn. Seal samas piirkonnast oli hästi võimas riik. Bütsantsi kuningriik, selle rajas üks Rooma keiser, kes siis ka pööras terve Rooma riigi ristiusku, eks ole, Konstantinus. Ja tema siis rajas sinna sellise pealinna, mille nimi oli Konstantinoopol, eks ole. Olete kuulnud neid asju? See on nagu väga huvitav lugeda, et tegelikult see Bütsantsi riik, see püsis nagu kauem ja tema mõju oli nagu väga suur tolle aja maailmas nagu, eks ole. Aga lõpptulemus oli ikkagi see, et ka Rooma riik lõpuks hääbus.
kuna ülevalt Euroopast tulid need Germaani hõimud ikka selga ja sedavõrd ja hakkasid neid vallutama ja kiusama ja lõpuks nad hävitasid ka need. Ja nüüd juhtus midagi väga huvitavat. Nüüd me oleme juhtunud ühte kohta, kus me võiksime öelda nii, et nüüd need 4, nagu on olnud, eks ole, pea, õlad ja siis see, ma ei tea, puusad või tagumik, mis koht see on, keskkoht ja jalad, need on ära olnud ja kõik. Rooma riik on lõppenud ära. Täna me võiksime öelda nii, et siis on kõik asi lõppenud, me oleme juba taevas vist. Me oleme väljunud ajast, me oleme kuskil. Aga mis on väga huvitav on see, võib-olla enne kui ma lähen selle osa juurde, ma võib-olla toon mõned huvitavad asjad välja. Mida nagu seletas Daniel siin, ta ütles nii, et see kuningriik on eriline, sellepärast, et on tugev nagu raud. Raud on tugev, see purustab kõike, relvad on kõik rauast enamasti, eks ole. Vasest või relvast või pronksist tehtud, mis on siis sulam. Aga ta ütles nii, et sa nägid jalad ja varbad olevat osalt potissepa savist ja osalt rauast. Tähendab see jagatud kuningriiki. Nüüd, Rooma lõpus juba see kuningriik jagunes siis, eks ole, nagu ma rääkisin, Lääne ja Ida-Roomaks või nagu läks pooleks, eks ole. Üks oli siis Bütsantsi riik, on ju, Konstantinoopoliga pealinn ja teine oli siis Rooma, eks ole, mis oli see läänepoolne, eks ole. Ja kui me vaatame siis inimese keha, siis see jaguneb ka lõpuks all ju 2, on ju. Et see on väga huvitav, et see profeteering nagu läks juba täide juba sellel ajal, et see nagu jagunes 2. Aga nüüd me jõuame ühe kõige põnevama osa juurde veel. Ja need on varbad ehk jalalabad. Varbad. Nüüd, kui jalad olid rauast tehtud, siis jalalabad olid tehtud rauast ja savist. Ja nüüd me võib-olla mõtleme, see muutub natukene selliseks segavaks natukene või nagu segadust tekitada, mida see kõike tähendab. Nüüd ma tahan, et me vaatame Ilmutuse raamatu 17. peatükki. Ja siin on meile nüüd kirjutatud see ilmutus sellest Rooma riigist, mis tegelikult selles mõttes ta hävines ja kadus ja pühiti nagu ajalukku ära, aga siin näeb nägemust üks teine mees, Johannes. Näeb nägemust kuskil 80-90 aastat meie aja järele seal kuskil Patmose saarel Vahemeres ja Jumal näitab, ingel näitab talle ühte ilmutust. Ja salm peatükk 17.7 loeme. Mis pärast sa imestad? Ma ütlen sulle saladuse naise ja metsalise kohta, kes teda kannab. Ja kellel on 7 pead ja 10 sarve. Nüüd mitu arvast on jalgadel? 10. Ma tähele, jälle seesama arv, 10. 10 sarve. Ja salm 8. Metsaline, keda sa nägid, oli ning teda ei ole enam ning ta tuleb üles sügavikust ja läheb hukatusse. Nüüd pane tähele, Jumal ilmutas Johannesele selle sama asja, et see Rooma riik, mis oli ja ei ole enam, tuleb jälle. Hämmastav on ju. See kõik räägiti Danielile 2600 aastat tagasi. Ja meie täna elame selles ajas ja me vaatame tagasi ajalugu, me loeme ajaloораamatusse, ja just nii, Küüros, eks ole, Meedia Pärsia, Aleksander Suur on ju, eks ole, Rooma suured impeeriumid ja kõik nii, eks ole, meie loeme seda kui ajalugu, aga nemad vaatasid seda kui tuleviku sündmusi, mis hakkab toimuma, mis saab tulema. Wow! Ja vaata, mis ta nüüd ütleb. Metsaline, keda sa nägid, ta tuleb ülesse sügavikust. See tähendab seda, et see samane vaimsus, mis oli Roomas, vallutada maailma, eks ole, on hämmastav asi, kui sa vaatad jälle peale Rooma riigi nagu ajalugu. Siis tegelikult sarnast impeeriumi, kui oli Rooma riik, ei ole eksisteerinud, kuni tänapäevani on ju. Ei ole eksisteerinud. Rooma oli viimane nii-öelda maailma valitseja, kes nii-öelda pani paika terve maailma asjad, eks ole, sealt kõik maailma valitseti. Aga sellest ajast peale on paljud üritanud, väga paljud on üritanud. Viimane vend, kes seda üritas, olid siin 2 kõva venda, olid Stalin ja Hitler, eks ole, ka üritasid on ju. Üks oma kommunismiga, teine oma, ma ei tea, aarialiku natsionalismiga üritas, eks ole, tappa kõik
rahvad, keda ta arvas siis, et need ei kõlba. Ja üritas ka nagu saada maailma valitsejaks, aga näe, ei õnnestunud. Ei lähe korda. Aga ometi ütleb Piibel selle kohta nii, et see metsaline, see vaimsus tuleb ülesse sügavikust. Ja sõbrad, me näeme tegelikult selles ajas, kus meie täna elame, et see asi on formeerumas. Ja me näeme ka neid just samu kirjeldusi, mis tegelikult ta ütleb, kui me vaatame jälle seda lõppu, mis ta siin ütleb, et sa nägid, Salm 43, nägid rauda saavimullega segatult, tähendab seda, et kuigi nad segunevad inimseemne poolest, nad ei püsi üksteise küljes. Pane tähele, see räägib nüüd ühest sellisest riigist, kus üks osa on nõrk ja teine on tugev. Mis tänapäeval toimub Euroopas? Me kõik aitame nõrka Kreekat, meie tugevad eestlased. Aamen, eks ole. Meie pensionärid, kes saavad siin 300 eurot, eks ole, aitavad, kes ei saa sedagi mõned, me aitame kreeklasi, kes saavad 800 eurot pensioni. Ja miks see on? Osa on nõrk ja teine on tugev. Et sõbrad, me näeme seda, me näeme jagatust. Me näeme, et siin on 10 varvast, eks ole. Euroopa, me oleme praegu Euroopas ühes kohas, me oleme selles punktis ajaloos, sõbrad, selles piibeliku profeteeringus, kus asju raputatakse. Mina usun seda, et paljud siin juhtub, mis siin juhtub. Paljud riigid kukuvad välja Euroopast või visatakse välja või mis iganes, aga lõpuks, kui Euroopa saab maailma valitsuse, siis siin saab olema 10 riigi, kes seda valitsevad. Ma ei tea, kes need on. Saab veel toimuma palju poliitilisi sündmusi, aga ometi me näeme seda, kuidas see asi on juba formeerumas. See asi on juba tõusmas, eks ole. 10 varvast, eks ole. Ei ole kunagi olnud läbi ajaloo sellist asja, et oleks üks selline impeerium, kus on 10 varvast või ehk siis, varbad on nagu kõik enam-vähem võrdsed, eks ole. Üks on suur, on ju. Saksamaa on suurem kui, võib-olla meie oleme see väike varvas siis, eks ole, ma ei tea. Läti on siis see teine varvas, eks ole. See pikk Peeter võib-olla on, ma ei tea, Itaalia hästi pikk, või kuidas iganes seda seletaks, aga Jaapan. Aga me näeme seda, et see idee ja põhimõte on sama. Me oleme segatud kokku kellegagi. Me oleme ühes liidus koos kellegagi. Ja sellist asja pole olnud kunagi. Kui tollel ajal, kui sa vaatad, kui Paabel oli võimul, siis oli Paabel võimul. Paabeli rahvas oli võimul ja ülejäänud olid kõik alamad. Kui oli Meedia Pärsia võimul, siis nemad olid valitsejad, ülejäänud olid kõik alamad. Kui Kreeka tuli võimule, siis Kreeka tõi oma kultuuri, hellenismi üle terve maailma. Tänapäevani on, me käisime ühes kohas Türgis, eks ole, sa näed seal hellenismi märke, on ju, eks ole. Et Kreeka kultuur, ehitus, arhitektuur, keel, kõik see värk oli, eks ole, see oli nii populaarseks sai, eks ole. Isegi Uus Testament kirjutati kreeka keeles, eks ole. Ülejäänud olid kõik alamad, hellenism oli valitseja. Kui Rooma tuli võimule, mida nemad tegid? Nemad olid valitsejad. Ülejäänud ei kobisenud üldse, eks ole. Aga tänapäeval me näeme seda, et kui nüüd see Rooma, me võiksime seda öelda, et Rooma tõuseb taas areenile. Kui me näeme seda areenile astumist, siis ilmub samas vaimsuses, ehk see vaimsus on ikka seesama alistada terve maailm, vallutada see, alistada see endale, aga teha seda teistmoodi. Läbi demokraatia. Kõik 10 varvast me oleme võrdsed, eks ole. 10 varvast me vajame üksteist, on ju. Me astume, on ju, kõik sinu 10 varvast puudutavad maad, kui sinu jalad astuvad, on ju. Me oleme kõik enam-vähem võrdsed. Üks on suurem, teine on väiksem, nii. Aga ometi me oleme nõrgad. Me ei ole tugevad, sellepärast, et me oleme segatud. Me ei segune. Eestlane ei segune, ma ei tea, ükskõik kellega siin on ju. Ja samamoodi ei segune prantslane, eks ole, seal sakslasega ja inglane ei segune ammugi mitte ühegagi. Täiesti oma varvas, nii palju kui inglasi tunnen. Täitsa oma varvas on. Et samas me näeme, et see pilt, need varbavõimud, see nagu räägib sellest, eks ole, et see on nagu ühtne, aga ometi see on eraldi. Ma kujutan ette, et Daniel seletas neid asju Jumala vaimu läbi, aga ta ei mõistnud mitte mõhku ka, mida see kõik tähendab. Täna me elame, sõbrad, selles ajas, me saame aru sellest. Ja see on just täpselt, mis Danieli raamatu 12 peatükk ütleb. Lõpu ajal uurivad seda raamatut paljud ja arusaamine kasvab. Vau! Nii, nüüd loeme
Salm 44-45. Aga nende kuningate päevil, nüüd pane tähele, see ütleb kuningate päevil, ja seda numbrit 10 läbi piiblis loed Ilmutuse raamatus, seda me loeme veel edaspidi siin ühes kohas ka Danieli raamatus, nende kuningate päevil. Ehk siis nagu see raamat enam ei salgagi, et ei saa olema üks kuningas, nagu oli Aleksander Suur või keiser Nero, vaid siis saavad olema võrdsed kuningad, eks ole, kes istuvad Europarlamendis. Mis jääb aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti. Ja just nagu sa nägid, üks kivi ilma käte abita murdus lahti, purustas raua, vase, savi, hõbeda ja kulla. Suur Jumal on andnud kuningale teada, mis lähitulevikus sünnib ja unenägu on tõsi ning selle tähendus on kindel. Sõbrad, siin on veel midagi, mille sees meie täna ei ole. Ja see on see, mida me näeme nii selgesti Jumala sõnast, on see, Jumal tuleb siia maailma oma kuningriik rajama koos oma pühadega. Ja see piibel ütleb nii, kõik need impeeriumid, kes on olnud ja valitsevad ja kes saavad veel olema, mida me saame veel nägema, need kõik hävitatakse. Ma tähele, see võrdpilt räägib ühest kivist, mis murdub lahti ilma kätte abita. Ülejäänud kõik impeeriumid on ehitatud inimese käe abil, inimese jõu abil. Kui me rääkisime siin Aleksander Suurest, eks ole, ma vaatasin seda filmi ja mõtlesin, millise meeletu laiba merest tema astus üle, et seda kuningriiki ehitada. Milline meeletu, kui palju suri inimesi lihtsalt haigustesse, kui palju suri sõdades, eks ole, ja mis iganes, eks ole, selle. Nüüd üks asi juhtub, mida Jumal teeb ilma inimese abita. Ilma selleta, et inimene midagi siin, suurt korda saadaks. Jumal tuleb ja teeb selle asja. Ilma käte abita. See nagu räägib meile seda, et see asi toimub ilma kätte abita. Ja viimane lõpp on selles. Siis kuningas Nebukadnetsar langes silmini maha, pane järgne, ehk siis viimane. Kummardas Danieli ees ning käskis temale ohverda roaohvrit ja suitsutusohvrit. Ning kostis ning ütles Danielile, see on tõsi, et teie Jumal, pane tähele, ta ütleb, meie Jumal, ta ütles, teie Jumal on Jumalate Jumal ja kuningate issand ning saladuste paljastaja, sest sina suutsid selle saladuse paljasta. Nüüd laud pöördus ümber, on ju. Et see, kes enne värises oma elu pärast, eks ole, Daniel seal on ju, ei tea, mis saab ja kõik need targad. Nüüd kuningas kummardab tema ees, on ju. Ütleb, Daniel, sina teenid päris Jumalat. Wow! Ja ta ütles nii, see on 48. Kuningas ülendas Danieli ja andis temale palju suuri ande ning pani tema valitsejaks üle kogu Paabeli linna ja ülem eest seisjaks kõigile Paabeli tarkadele. See on 49 ja Daniel palus kuningat, et see seadis Sadraki, Mesaki, Abednego valitsema Paabeli linna üle, aga Daniel jäi kuninga hoovi. Me võib-olla ei kujuta ette, millised meeletud kõrged positsioonid need olid. Need ei olnud mingisugune, ma ei tea, firma boss või midagi. See oli maailma impeerium. See valitses maailma. Ja nüüd need mehed jäid valitsema tervet seda riiki, jäid nii-öelda kuningad paremaks käteks, eks ole. Milline meeletu ülendus see tegelikult toimus. Ja mille pärast? Kui me jälle võtaksime selle asja kokku, tõmmaksime joone alla, siis me võime öelda seda. See juhtus sellepärast, et üks mees otsustas panna oma pea pakule. Ta oleks võinud põgeneda kuskile ära, eks ole. Peita oma identiteedi ja kuskil elada seal kõrbes oma elupäevad lõpuni. Aga ta otsustas minna ja teha midagi. Ta otsustas palvetada. Need mehed otsustasid paastuda, öelda, Jumal, me vajame seda teada. Me vajame teada, et tead, sinu au tuleks esile ja kuningas näeks ka, et sina oled Jumal. Ja see juhtus. Amen. Nii et siit on nagu selline meeletu õppetund meile sellest raamatust, et kui meie otsustame nagu Jumalast kinni hoida, siis Jumal teeb suuri asju siin maailmas. Me vahest ütleme, et see maailm on nii patune ja paha ja rikutud ja siin on seda ja teist. Kui me vaid teaksime, mis Paabelis oli. Kui rikutud see oli. Me ei kujuta ette, kui rikutud see oli.
See oli nii rikutud, et seal ei olnud kohta, mis ei oleks olnud rikutud. See kuningas oli nii julm, me ei kujuta seda ette. Sa kujuta ette, eelmine kord, kui me vaatasime seda lugu, kuidas ta tuli ja vallutas ära Jeruusalemma ja siis ta võttis kinni kuningas Sitkia. Ja ta tappis tema silmade all tema kõik pojad, tema suguvõsa. Ja sel järel ta torkas tema silmad pimedaks. Kujuta ette kuningat. Kujuta ette. Viimane asi, mida ta nägi oma silmadega, enne kui need pimedaks tehti, kuidas tapeti tema pojad ära. Et see kuningas oli nii õel ja nii kuri tegelikult. Ta oli nii täis alastamatust ja kõike seda, eks ole. Aga kuidas Jumal võis pöörata tema südame äkki ümber, et hakkas ülistama Jumalat ja Taanile ette kummardama, eks ole. Ma usun, sõbrad, et Jumal võib meie maailmas teha samasuguseid imesid. Meie läbi. Amen. Ta on kutsunud meid seda tegema. Halleluja. Täname Jumalat. Tänu sulle, Isa, selle sõna eest. Tänu sulle selle eest, et sa tahad meid julgusta. Selle kirjakoha läbi, Isa, mida sa oled meile täna siin ka ette toonud ja selle raamatu sõnumi läbi, mida sa oled siia pannud kirja. Jumal, me oleme täna õnnistatud. Me näeme seda, kuidas sina oled meile teada andnud asju ja milles me täna võime elada, mida me täna võime näha, neid sündmused, mis maailma ajaloos ka on lahti rullumas. Isa, tänu, et me võime olla ühes julges ja rõõmsas meeles selle üle, et me täna võime olla vankumatud oma usus sinusse. Tänu sulle selle eest, Isa, me kiidame sind, anname sulle austust ja täname sind igaühe eest, et see sõna võib jääda meie sisse ja see jänu ja igatsus ka uurida neid asju võib kasvada meie eludes ja meie südametes, Isa. Jeesuse võimsal nimel. Amen.